Sõda Ukrainas on kestnud nüüdseks juba üle 4 aasta ning kõik üritavad leida selle lõppu. Tavalises sõjas võidab üks pool, teine kaotab ja siis üritab elu kuidagi taas normaalsuse poole liikuda. See on selle sõja lõpuversioon, mis on enamiku inimeste peas. Aga see ei ole tavaline sõda ja selle lõpp võib tähendada hukatust Venemaale ning võib-olla isegi Ukrainale. Nii et sukeldume kohe sellesse. Selle asemel, et lõppeda selge võitja ja kaotajaga, on kõige tõenäolisem Ukraina sõja tulemus külmunud rindejoon. Vähemalt vastavalt Prantsuse rahvusvaheliste strateegiliste asjade instituudi IRIS 2025 analüüsile. Seda toetab 2026 aasta esimese poole edusammude puudumine. Nüüd kujutage ette konflikti Põhja- ja Lõuna-Korea vahel, lihtsalt veidi suuremas mastaabis ja seekord Euroopa südames. Mõlemad pooled tõmbaksid uued de facto piirid, mis moodustatakse sellest, mida Venemaa suudab Ukrainast okupeerida. Kontaktjooned jääksid paigale, kuna kumbki pool ei suudaks sõlmida täielikku rahulepet. Põhjus on lihtne. Venemaa ei saavutanud kunagi seda, mida ta sissetungi alguses kavatses teha. Teiselt poolt ei ole tõenäoline, et Ukraina loovutab täielikult Venemaa poolt okupeeritud territooriumid, eriti arvestades, et ta tegi seda juba 2014 aastal. Sõda lõpeb tõenäoliselt nii-öelda lühi- või pikaajalise relvarahuga, sõltuvalt hetke geopoliitilisest olukorrast, kui mõlemad pooled on oma ressursid ammendanud. Aga Venemaa poolel ei kao sõja eel ja ajal tekkinud probleemid lihtsalt üleöö. Selle asemel on Venemaa muutnud oma majandust, valitsemist, sotsiaalset hierarhiat ja isegi vene kultuuri, nii nagu seda nähakse nii seespool kui ka välismaal. Ja see kõik on muutnud Venemaa nõrgemaks. Aga alustame sellest, mida rahu tegelikult tähendab, sest Venemaa ja Ukraina ei oota sama asja. Ukrainas teatas Kiievi rahvusvaheline sotsioloogia instituut, mis asutati jaanuaris 2026, 12.24, veebruaril 2026 läbi viidud küsitluses, et 57% ukrainlastest lükkab kategooriliselt tagasi Ukraina vägede lahkumise Donbassist, isegi kui vastutasuks pakutakse julgeolekugarantiisid Ameerika Ühendriikidelt ja Euroopalt. Ukraina sõnum on selge. Nad võivad aksepteerida külmutatud rindejoont ainult siis, kui sellega kaasneb tõeline julgeolekuarhitektuur, sealhulgas siduvad garantiid, NATO-ga joondumine ja tee liikmesuseni. Mida nad ei aksepteeri, on järeleandmine, mida esitletakse kompromissina, eriti kui see jätab riigi kaitseta järgmisel korral, kui Moskva otsustab, et hetk on sobiv. Seda prooviti juba 2014 aastal Krimmiga ja see ei toiminud. Venemaa on hoopis teine lugu. 2025 aasta detsembris jõudsid riiklik küsitlusfirma Vitsium ja sõltumatu Levada keskus eri teid pidi sama järelduseni. Vitsium leidis oma aastalõpu esitlusel, et 55% venelastest seostasid oma lootused paremale 2026 aastale otseselt sõja lõppemisega, kusjuures 70% pidasid tulevat aastat edukamaks kui eelmist. Levada, mis tegutseb välisagendi staatusega ja küsitles detsembri keskel 1618 vastajat. 50 Venemaa regioonis leidis, et tegelikult pooldab 66% venelastest üleminekut rahuläbirääkimistele. 2026 aasta veebruariks oli Levada läbirääkimisi pooldav näitaja tõusnud veelgi, jõudes 67,2%-ni, samas kui sõjaliste operatsioonide jätkamist pooldas vaid 24,3%. Kuid nende numbrite sees peitub vastuolu, mis on äärmiselt oluline. Sama Levada andmed näitavad, et 3/4 venelastest usub, et Venemaa ei tohiks sõja lõpetamiseks territoriaalseid järeleandmisi teha. Nad tahavad, et tulistamine lõppeks ja nad tahavad uskuda, et nad ei kaotanud. Mõlemad asjad korraga. Just see kombinatsioon ongi täpselt põhjus, miks igasugune relvarahu on Venemaal poliitiliselt nii ebastabiilne tulemus. See annab Kremlile midagi, mida saab esitleda eduna. Riik ütleb, et ta hoidis rindejoont, kaitses rahvuslikke huve ja seisis NATO-le vastu. Kuid tõenäoliselt tekib siin veel üks küsimus. Miks tundub kõik Venemaa jaoks nii palju halvem? See küsimus viibki otse teise probleemini. Sama relvarahu toob kaasa 2 täiesti erinevat hinnangut ja ainult ühe suudab selle saanud riik üle elada. Kas me oleme juba 3. maailmasõjas? Sest sõltuvalt sellest, mida sa loed, võib tunduda, et elame täiesti erinevates reaalsustes. Ja uudistega kursis olemine ei ole enam kõige raskem osa. Kõige raskem on aru saada, mis tegelikult tõsi on. Võtame selle loo, mida kajastas ligi 200 erinevat allikat üle kogu spektri.
See teatab, et USA sõjavägi ütleb, et nende Iraani sadamate blokaad on 36 tunni jooksul täielikult peatanud majanduskaubanduse. Aga vaid päev varem kajastas teine lugu, mida käsitles peamiselt ligi 80 allikat, enamik neist vasakpoolse kallakuga, et Hormuzi väina mereliiklust mõjutas blokaad esimesel päeval vaevu. Kumb siis õige on? Täielik seiskumine, varasemad häired või võivad mõlemad olla tõesed? Just see kajastuste erinevus ongi põhjus, miks me kasutame Ground Newsi, et hoida end kursis mitmete aktiivsete konfliktidega üle maailma. Kui sa näeksid ainult ühte neist pealkirjadest, jääks sulle ainult üks vaatenurk ja täiesti erinev arusaam toimuvast. Ground News kogub iga päev tuhandeid uudislugusid ja korraldab need teemade kaupa, näidates sulle iga allika kallutatust, usaldusväärsust ja omandit, et saaksid näha kõiki vaatenurki ühes kohas. Üks funktsioon, mida me viimasel ajal palju kasutame, on blind spot. See näitab sulle lugusid, mida üks poliitilise spektri pool põhjalikult kajastab, kuid millest teine vaevu räägib. Pole tähtis, kus sa poliitilisel maastikul asud. Kajakambrist väljamurdmine annab sulle täpsema arusaama sellest, mis tegelikult toimub ja see on eriti oluline, kui on vaja sõjaudu hajutada. Mine aadressile ground.news/military ground.news/military show või skaneeri QR-koodi, et saada 40% soodustust piiramatule Vantage paketile. Ja see toob hinna alla väiksemaks kui 1 tassi kohvi hind. Proovi Ground Newsi ise. Ukraina jaoks on rahvuslik lugu juba ümber kirjutatud ja see jääb püsima olenemata sellest, kuhu rindejoon pidama jääb. Enne 2022 aasta veebruari käsitlesid lääne analüütikud Ukrainat endiselt läbi Venemaa prisma. Nõukogude järgne ja korrumpeerunud riik, kes oli Moskva orbiidil lõksus. Väike vend, keda võis vajadusel survestada, ära osta, hirmutada või tükeldada. See vaatenurk on 2026 aastaks peaaegu kadunud. Isegi kui kõik okupeeritud alad pole kohe tagasi saadud, võib Ukraina öelda midagi ajalooliselt olulist. Palju suurem riik alustas täiemahulist sissetungi, oli pühendunud selle hävitamisele, saatis selle vastu suurima armee pärast teist maailmasõda ning ei suutnud sundida seda taas alluvusse. See on Ukraina seisukohalus NATO ja EL-iga lõimumise suhtes. Venemaa jaoks on seesama relvarahu seotud ainult paljastamise ja poliitilise poosetamisega. Kremli müüs seda sõda kui lühikest ja õiglast suuruse demonstratsiooni ajal, mil Vene impeerium püüab end täielikult ümber kujundada. Sissetungi nimetati sõjaliseks erioperatsiooniks, mis pidavat mõne päevaga läbi saama. See tõestaks, et Ukraina ei ole tõeline riik ning sunniks läänd kohtlema Venemaa taas tõsise jõuna. Selle asemel on Venemaa 4 aastat hiljem vaesem, rohkem isoleeritud, sõltuv Hiinast ja vihatud kogu Ida-Euroopas. Need samad riigid, mis kunagi kuulusid Varssavi pakti koosseisu ning ei suuda veenvalt tõestada, et miski, mida ta selle sõja jooksul ehitas, oleks olnud väärt selle hinda. Pea meeles, Venemaal on suurem armee, suurem elanikkond, nõukogude varud, energiatulud, tuumaarsenal ja propagandamasiin. Ometi ei suutnud ta ikkagi sundida Ukrainat alla andma ning sõda muutus tohutuks läbikukkumiseks ning rahaliseks ja moraalseks koormaks riigile. Majanduslikust vaatenurgast kinnitas kaitseminister Andrei Belousov 2025 aasta detsembris, et Venemaa kulutas 2025 aastal kaitsele 7,3% SKP-st. Kui rakendada seda valitsuse enda SKP hinnangule selleks aastaks, tähendab see sõjaliste kulutuste kogusummat umbes $198 miljardit. See on raha, mis ei läinud infrastruktuuri, tervishoidu ega majanduse moderniseerimisse. Venemaa SKP kahanes 2026 aasta esimeses kvartalis aastases võrdluses 0,2–0,5%, mis oli esimene kvartaalne langus alates 2023 aasta algusest. Ja see tuli šokina isegi Venemaa enda institutsioonidele, kes olid selleks perioodiks prognoosinud 1,6% kasvu. Varsti pärast seda kärpis Venemaa valitsus oma 2026 aasta SKP kasvu prognoosi 1,3%-lt vaid 0,4%-le. Inflatsioon on umbes 6% ja jätkab majapidamiste ostujõu vähendamist. Venemaa keskpank hoidis oma baasintressimäära mitme aastakümne kõrgeimal tasemel pikemat aega, et võidelda inflatsiooniga, mis vähendas tsiviilinvesteeringuid ja laenamist, isegi kui kaitsetööstuse tehased töötasid täisvõimsusel. Energiatulud, mis on Venemaa peamine eelarveline päästerõngas, langesid 2026 aasta aprillini lõppenud 12 kuu jooksul umbes 40% võrra võrreldes eelmise aastaga.
Seda põhjustasid madalamad naftahinnad, Euroopa sanktsioonid ja tugev rubla, mis surus ekspordimarginaalid kokku. Selle tulemusena rakendab Venemaa käibemaksu tõusu, mis jõustus 2026 aasta jaanuaris ja mis sisuliselt imeb raha keskmise suurusega ettevõtetelt, et üritada jätkata sõja rahastamist. Ja mõnda aega andis sõda Venemaale kunstliku majandusliku tõuke. Kaitsetööstustehaste tööle võeti rohkem töötajaid, mõnes sektoris tõusid palgad, riigitelevisioon sai näidata tootmisnäitajaid ja nimetada seda tugevuseks. Kuid pealispinnal muutus krediit kalliks. Iseseisev sõnavõtt muutus ohtlikuks, reisimine raskemaks, hinnad tõusid jätkuvalt ja isegi need, kes Putinit endiselt toetasid, kurtsid üha enam. Kui nad tundsid end piisavalt turvaliselt, et seda öelda, kurtsid nad, et ametnikud valetasid, varjasid halbu uudiseid ja peitsid tegelikkust juhtkonna eest. Selle kõige selgemaks avalikuks märgiks sai hetk, kui Victoria Bonja, Venemaa telesaatejuht, kes on tuntud eelkõige tõsielusaadete ja iluteemalise sisu poolest, postitas video, kus ta pahandas Venemaa eluolu üle. See kogus üle 13 miljoni vaatamise ja sundis Kremli avalikult reageerima. Ja see ei olnud sellepärast, et ta oleks öelnud midagi eriti keerukat, vaid sellepärast, et just tema oli see inimene, kes ei oleks tohtinud seda öelda. Kreml võib liberaale, pagulasi ja teisiti mõtlejaid lääne agentideks sildistada. Aga kui keegi kuulsuste ja luksuse poliitilisest maailmast ütleb, et süsteem on mädanemas, tunnevad miljonid tavalised venelased selle meeleolu ära ja tunnevad kaasa. See hetk võis olla signaal sellest, kus avalik arvamus tegelikult asub. Midagi, mida Putin kindlasti ei soovinud. Ja mis puudutab avalikkust ennast, siis tegelikud võitjad Ukraina sõjas ei ole mitte sõdivate riikide valitsused, vaid inimesed, kes selles osalesid. Venemaa puhul on siin esimene ja kõige nähtavam rühm lepingulised sõdurid ja nende pered. Vaestes piirkondades sai sõjaväeteenistuses suurepärane sotsiaalse ja majandusliku tõusuvõimalus, kus palgad konkureerisid mõne riigi kõige tulusama tööga. 2024 aasta juulis, 2 aastat pärast sõja algust, allkirjastas Putin määruse, millega peaaegu kahekordistati värvatavate föderaalset allkirjastamisboonust ja soovitas piirkondlikel võimudel oma eelarvest sama suure boonuse maksta. 2026 aasta alguses ulatus piirkondlik allkirjastamisboonus mõnes piirkonnas 2,6 miljoni rublani ehk ligikaudu $35,000 kokku. Meeste jaoks, kellel oli vähem muid võimalusi, oli see rikkus, mida nad polnud kunagi näinud ega milleni neil muul viisil jõuda polnud võimalik. Lepingulise sõduri kuupalk, kes võitles Ukrainas, oli 2025 aastal 210 000 rubla ehk umbes $2400, mis oli rohkem kui 2 korda suurem kui riigi keskmine palk. See tõmbas tööjõudu ära tsiviiltöökohtadelt, põhjustas palgakasvu mõjutatud piirkondades ja lõi elanikkonna, kelle perede elatustase sõltus täielikult sõja jätkumisest. Enne kui me sellesse süveneme, veendu, et olete Military Show kanali tellinud. Me postitame selliseid analüüse ja ülevaateid igapäevastest sündmustest ülemaailmses geopoliitikas, et sa oleksid kursis. Teine rühm on kaitsetööstuse tööjõud. Relvatehased, droonitootjad, elektroonikatarnijad ja remonditöökojad vajasid kõige rohkem tööjõudu ning valitsus suutis neile pakkuda pidevat lepingute voogu nende täitmiseks. Kuid neil sektoritel on 2 suurt probleemi. Esiteks on Vene valitsus kurikuulus selle poolest, et maksab lepingute eest vähe või jätab need lihtsalt maksmata, kuna tootjatel on vähe võimalusi selliseid lepinguid saada. Seetõttu, isegi kui need tootjad peaksid hästi toime tulema, on Kreml nii rahapuuduses, paradoksaalsel kombel just tänu kasvavatele sõjaväepalkadele, et jätab maksmata just selle riistvara eest, mis on vajalikud sõjategevuse jätkamiseks. Teiseks ei saa need sektorid sõjaliste tellimuste lõppedes tegelikult normaalsele tööle naasta. Kui lepingud lõppevad, kaotavad tarnijad, kliendid ning töötajad, kellel oli varem stabiilne töökoht kiiresti kasvavas sektoris, leiavad end äkitselt seisakusse jäänud tsiviilmajanduses. Puudub planeeritud üleminek, puudub juhitud ümberkorraldus, puudub tsiviiltootmise süsteem, mis ootaks neid endasse haarata. Venemaa toimib sõjamajanduse põhimõttel, ilma et sellel oleks määratud mingit sõjajärgset sihti. Kolmas grupp on väiksem, kuid poliitiliselt häälekam, ideoloogiline klass. Z-blogijad, patriootlikud mõjutajad, vabatahtlikud annetuste kogujad, kohalikud vahendajad, kes õppisid sõjakeelt rääkima ja avastasid sageli esimest korda elus, et nad on olulised. Enne aastat 2022 olid paljud neist ei-keegid. Sõda andis neile publiku, sissetuleku, ligipääsu võimule ja eesmärgitunde, mida enamik neist polnud kunagi varem kogenud.
aga nende olulisus sõltub täielikult sellest, et konflikt jääks Venemaa avaliku elu keskseks teemaks. Kui see lõpeb, kaob ka nende kuulsuse kanal. Ja inimesed, kes kaotavad staatuse ja eesmärgi pärast seda, kui nad on neid esimest korda kogenud, ei lahku tavaliselt vaikselt. Nüüd, sõja teisel poolel on Ukraina sõjamajandus toonud esile teistsuguse võitja, mis sobib ka rahuaja tingimustesse. Drooninsenerid, küberturbespetsialistid, logistikakoordinaatorid, taastusravitöötajad. Ukraina sõlmib lepinguid erinevate lääneriikidega, et saada osa selle arendustööst ja teadmistest. Kõiki neid inimesi ja kogu seda infrastruktuuri, mille Ukraina on üles ehitanud, saab kasutada NATO terviku parandamiseks või lihtsalt kõrgeimale pakkujale maha müüa. Ukraina poolt loodud kaitsetehnoloogia on lahingutes testitud ja tõestanud oma toimivust. Samal ajal on Vene varustus korduvalt paljastanud oma struktuurilised puudused kaasaegsel lahinguväljal. Lisaks on Ukraina üles ehitanud täiendavad sektorid, kaitsetehnoloogia, täppistootmise, logistika infrastruktuuri ja energiataristu remondi. Ja niil on palju paremad pikaajalised väljavaated jätkuvaks uurimistööks. Venemaa sõjatööstussektorid on peaaegu täielikult vastupidised, kuna nad toodavad relvi ja kui relvade nõudlus langeb, tekitavad nad töötust. Kuid kõige olulisem rühm pikaajalise poliitilise stabiilsuse seisukohalt ei ole mõjutajad ega vabrikutöölised, vaid veteranid. Ja see, kuidas riik oma veteranidega ümber käib, näitab, milline see riik on ja millist tulevikku ta ehitab. Ukrainas on juba ainuüksi ulatusrabav. Saksa Martiali fondi andmetel seisis Ukraina juba 2025 aasta alguses silmitsi väljakutsega toetada enam kui 1,2 miljonit veterani ning prognooside kohaselt kasvab see arv 5–6 miljonini, kui tegevteenistujad reservi lähevad. See on umbes 1/6 ukrainlasest. Oslo Rahu-uuringute instituudi hinnangul vajab pärast sõja lõppu taasintegreerimistoetust kuni 5 miljonit veterani ja nende pereliiget, mis moodustab üle 15% riigi kogu rahvastikust. Sellise ulatusega taasintegreerimisprobleemile ei ole ajaloolist pretsedenti riigis, mis samal ajal püüab taastuda $195 miljardi suurusest otsesest infrastruktuuri kahjust. Aga Ukrainal on midagi, mida Venemaal ei ole. Ühtne rahvuslik narratiiv, mis annab veteranide ohvrile tähenduse. Mehed ja naised, kes teenisid, kaitsesid oma kodumaad. Nad hoidsid Ukraina elus suveräänse riigina ajal, mil suurem jõud püüdis selle maakaardilt pühkida. Ukraina veteranidest võivad saada kohaliku tasandi poliitikud, parteide korraldajad, ettevõtete omanikud, demineerimise eksperdid, ülesehitustööde juhid, piirivalvespetsialistid ja kodanikuaktivistid. Venemaal on struktuurselt teistsugune probleem ja see algab riigi suhtumisest. Kreml ei taha, et veteranid oleksid iseseisvad kodanikud. See tahab neid kasutada kui kaunistusi, seni kuni neist on kasu, nagu kangelasi, keda näidata patriootilistel üritustel ja riigi meedias. Mudel on selline: saata nad tagasi koju, jälgida nende tegemisi, kasutada neid lavalistel esinemistel ja siis loodetavasti nad unustada. See ei ole lihtsalt oletus. Mõned hinnangud viitavad sellele, et üle poole Ukrainast naasnud veteranidest ei leia stabiilset tööd. Nad on lihtsalt sõjast liiga šokeeritud või lausa vigastatud, kuid ei saa mingit järjepidevat abi. Selle ohjes hoidmise põhjus muutub ilmseks, kui sellele mõelda. Vene valitsus, mis annaks veteranidele tõelise võimu kodanikena, oma võrgustike, oma kaebuste ja oma moraalse autoriteediga, looks poliitilise jõu, mida ta ei suuda kontrollida. Ja kogu Kremlis kehtiv poliitiline mudel, või täpsemalt öeldes Putini oma, sõltub iga olulise jõu kontrollimisest Venemaa avalikus elus. Aga sellega kaasnevad omad riskid. Need on mehed, keda on koolitatud vägivallaks ja kes saavad rohkem palka, kui nad kunagi tsiviilelus teenisid. Niile öeldi igal sammul, et nad on kangelased ja rahva selgroog. Ja nüüd naasevad nad seisakusse jäänud majandusse, mis ei suuda maksta nii palju, kui rindel maksti. Süsteemis, kus neil pole usaldusväärset võimalust saada kellekski muuks kui endisteks sõduriteks. Venemaal puudub GI Billile sarnane veteranitoetuste süsteem, puudub toimiv õigusriik, mis kaitseks usaldusväärselt väikeettevõtteid ning puudub usaldusväärne ümberõppesüsteem. Ideoloogiast rikkumata puudub poliitiline kultuur, kus veteranidelt oodatakse osalemist iseseisva häälega kodanikena. Kui riik püüab seda olukorda juhtida jälgimise ja valikulise soosimise, mitte tõelise kaasamise kaudu, siis ei lahendada probleemi, vaid lükkab selle edasi. Ja edasi lükatud probleemid, relvastatud, organiseeritud, pettunud meeste seas, kellel on üksuse võrgustikud, käsuharjumused ja põlgus tsiviilasutuste vastu, kipuvad vägivaldselt esile kerkima.
Statistika on jahmatav, sest üle 500 tsiviilisiku on langenud veteranide ohvriks või saanud vigastada pärast seda, kui nood olid rindelt naasnud. Nüüd kujutlege seda olukorda miljonite veteranide puhul, kes naasevad majandusliku kokkuvarisemise keskele, tunnevad end reetuna nende institutsioonide poolt, mille eest nad olid võidelnud ning avastavad, et olemasoleval süsteemil pole neile ega nende vihale tegelikult kohta. See on nagu katel, mis ootab ülekeemist. On selge, et Venemaal on ees pikk tee ja ta on palju nõrgem kui alguses. Ja see võib olla probleem mitte ainult venelastele, vaid potentsiaalselt kogu Euroopale ja kaugemalegi. Tagasi Venemaa juurde. Peamine probleem on siin see, et Venemaa või Putin võib tunda, et tal pole enam midagi kaotada. Vaatame geograafiat, sest see on kõige alus. Venemaa alustas seda sõda osaliselt selleks, et taastada puhvertsoon, mida Vene sõjaline doktriin peab riigi ellujäämiseks hädavajalikuks. Ukrainat kasutati varem puhvertsoonina, mis Nõukogude Liidul oli enda ja võimaliku Saksamaa pealetungi vahel. See avaldus näiteks teises maailmasõjas. Seega pidasid Vene sõjaplaneerijate põlvkonnad territoriaalseid puhvreid Venemaa tuumikala ja vaenulike lääneriikide vahel eluliselt vajalikuks. Ja need puhvrid pidid olema kindlad, allutatud emake Venemaale, nagu Ukraina oli enne iseseisvumist. Ja siis lagunes Nõukogude Liit ning Ukraina hakkas iga aastaga üha enam lääne poole liikuma. Sõda pidi seda protsessi tagasi pöörama, kuid tegelikult muutis see olukorra peaaegu igas mõttes veelgi hullemaks. Soome liitumine NATO-ga aastal 2023 peaaegu kahekordistas Venemaa maismaapiiri pikkust alliansiga. Rootsi ühinemine laiendas NATO kohalolekut üle Läänemere. Ukraina, mille kohta Vladimir Putin väitis 2021 aasta artiklis, et see pole päris riik ja seda muudetakse relvaks Venemaa vastu, on nüüd tegelikult just selliseks saanud. Lisaks sellele, et seal asub miljoniline lahingukogemusega armee, on Ukrainal ka oma kodumaine raketiprogramm, mille ulatuseks on teatatud kuni 600 miili ning üks maailma arenenumaid droonitööstusi. Sõda Ukrainas oli sisuliselt isetäituv ennustus, muutes Ukraina selleks vaenlaseks, kelleks Vladimir Putin arvas, et see juba on. Siis on veel tehnoloogiline mõõde, mis süvendab geograafilist probleemi ja muudab selle sisuliselt lahendamatuks. Isegi kui Venemaa suudaks kuidagi taastada territoriaalse puhvertsooni oma läänepiiril, ei lahendaks see ohtu. Euroopa riigid omandavad nüüd aktiivselt kauglöögi täppisvõimekusi, mida ajendas Venemaa enda keskmaa tuumajõudude lepingu rikkumine ja Ameerika Ühendriikide vastuseks sellest lepingust lahkumine. Venemaa 2024 aasta tuumadoktriin muutub selles kontekstis samuti oluliseks. Uus sõnastus alandab väidetavalt tuumaeskalatsiooni läve, hõlmates olukorra, kus saadakse usaldusväärseid andmeid Venemaa või Valgevene vastu suunatud tavarelvade rünnakute kohta. See viis NATO peasekretäri Mark Rutte hoiatama alliansi liikmeid 2025 aasta detsembris, et nad valmistuksid võimalikuks sõjaks Venemaaga järgmise 5 aasta jooksul. Muidugi poleks see esimene kord, kui Venemaa ähvardab taas tuumarünnakuga. Venemaa on seda sõja jooksul 10 kordi teinud, iga kord, kui lääs mõttes Ukraina toetuse suurendamisele. Aga Venemaa, mis väljub sellest sõjast kurnatud tavavägedega, seisaku majandusega ja kasvava ümberpiiratuse tundega, võib tõesti hakata toetuma oma tuumaarsenalile kui peamisele heidutus- ja sunnivahendile. Venemaa on alates 2022 aastast muutunud struktuurselt, majanduslikult ja isegi geopoliitiliselt sõltuvaks Pekingist, kusjuures Hiina tehnoloogia on saanud Venemaa kaitsetööstuse jaoks ülioluliseks ning Hiina kaubandus täidab Euroopa majandussuhete kokkuvarisemisest tekkinud tühimiku. Venemaa sõlmis 2025 aasta septembris Hiinaga suure uue gaasitorustiku lepingu, Siberi jõud 2, süvendades energiasuhteid, mis sisuliselt võimaldavad Venemaal jätkata sõja rahastamist. Kuid tegelikkuses on Venemaa selles suhtes noorem partner, sõltudes Hiina tehnoloogiast, Hiina turgudest ja Hiina diplomaatilisest kaitsest viisil, mis otseselt vastuoluline tema enesekuvandiga kui suurest iseseisvast võimust. See sõltuvus süveneb pärast sõda, sest kui olukord on rahunenud, on Venemaal veelgi vähem alternatiive. Mida see kõik siis kokkuvõttes tähendab? See sõda on tegelikult toonud kaasa kõige sügavama ja pöördumatuma lahknemise mõlema rahva kaasaegses ajaloos. Ukraina väljub sellest konfliktist haavatuna, kurnatuna ja leinavana ulatuses, mida on raske üle hinnata. Kuid tal on ka uuendatud identiteet ja rahvusvaheline toetus lääne institutsioonidelt, kes on juba pühendanud $100 miljardeid tema taastamiseks. Lisaks sellele on Ukrainal ka väga tugev kaitsetehnoloogiasektor, mis on rahvusvaheliselt tunnustatud ja võrreldav USA ning NATO omaga.
Aga Venemaa väljub samast konfliktist kui riigi kest. Tal on veteranide klass, kellel puudub usaldusväärne poliitiline väljund ja kellel on kõik põhjused kibestumiseks. Sõjaks, mitte rahuks üles ehitatud majandus hakkab vaevlema uute viiside leidmisel, kuidas oma kodanikke maksustamise kaudu ära kasutada ja koormata. Ja praegust juhtkonda võib isegi pidada heaks võrreldes sellega, mis võib tulla, kui olukord muutub nii tõsiseks, et Putin otsustab, et ta ei tahagi tegelikult rahu. Ja kui soovid teada saada, kes võiks Putinit vajadusel asendada, vaata kindlasti seda videot ja jää The Military Show kanali tellijaks, et saada rohkem põnevaid uudiseid.